Ja ma alustaksin küsimusega Kaja Kallasele, et ei saa salata, ja seda on siin täna öeldud ja seda on Eestis küllalt öeldud, et Eesti välispoliitiline kaal ja nähtavus ja ka tase on siis viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Me oleme rohkem pildis ja nii edasi. Mind huvitab just selle asja selline köögipool, mida kogu ühiskond või inimesed ei näe, et kuidas see protsess ja Eesti mõtlemine selles protsessis on kulgenud ja mida see on siis selle töö sees tähendanud? Ma tegelikult läheks tagasi 2014. aastasse, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja siis ma mäletan, et ma olin Euroopa Parlamendi saadik ja olin väga üllatunud sellest, kui kiiresti mindi sellest hetkest, et oi, see on väga halvasti sinna, et olgu, et siin ei ole midagi vaadata, lähme eluga edasi ja nii edasi. Et Euroopa Parlament on selles mõttes suurepärane koht, kus sul on kõikidest riikidest tõeliselt nende see avalik arvamus peegeldub seal, sellepärast, et sul on erinevad erakonnad, sul on erinevad riigid ja erinevad arvamused lõunast, põhjast, idast, läänest, igalt poolt. Ja üks asi, mis ma panin tol korral kõrva taha, oli see, et kõik meie liitlased on demokraatlikud ühiskonnad, demokraatiad ja demokraatias tegelikult loeb see, mis avalik arvamus on. Ehk siis selle jaoks, et mõjutada nende riikide juhtide otsuseid, pead sa tegelikult jõudma nende avaliku arvamuseni, ehk siis nende inimesteni. Ja kui oli näha, et Venemaa oma jõude koondab ja kõik meie luure ütles, et nad tõepoolest lähevad Ukrainale kallale, loomulikult me lootsime viimase hetkeni, et nad seda ei tee, aga kõik märgid näitasid, et selline plaan neil on, siis me hakkasime süstemaatiliselt tegelikult töötama siis oma liitlaste avaliku arvamusega. See tähendab seda, et andma intervjuusid nendes siis lehtedes, kanalites, kõikvõimalikes kohtades, et see meie sõnum jõuaks ka siis ikkagi kohale. Ja ma olen nüüd hästi palju lugenud, just lõpetasin, eesti keeles on nüüd ka tõlgitud see raamat Sylvie Kaufmanni Pimedusega löödud, prantsuse keeles Les Aveugles, kus ta räägib ja näitab seda, et kuidas Saksamaa ja Prantsusmaa ja nende suhe Venemaaga on olnud ja ka seda, kuidas nemad näevad meid läbi selle Venemaa prisma. Ja see on see, millega me tegelikult oleme pidanud konstantselt võitlema, aru saades ka seda, kus meie liitlased tulevad. No just, aga kuidas ikkagi see küsimus, kuidas sellest siis nagu läbi murda? Just ma tahangi öelda, et see sama Vene-Saksa suhe või ka prantslaste selline mõned mõtte romantiseeriv suhe Venemaaga, kõik need kaunid Aleksander III sillad Pariisis ja kõik, mis kuidagi neid rahvaid omavahel ühendavad. Nii edasi, et kuidas sa sealt nagu sellesse rahva südamesse ikkagi murrad, et oma selle jutuga? Ja Eestis on seda naljakas öelda, oma sarmiga loomulikult, aga olgu naljad kõrvale, siis ega hästi raske oli alguses ka neid narratiive murda. Ma toon lihtsalt sellised näited. Ennem kui see sõda ei olnud veel alanud, aga venelased ehitasid ja esitasid igasuguseid nõudmisi ju Euroopale ja NATO-le ja siis see, mida meedia tuleb küsima, ütleb, et mida Lääs saaks teha, et deeskaleerida? Ütled, wow, stopp, eks ole. Lääs ei ole midagi teinud, Ukraina ei ole midagi teinud selleks, et selline olukord tekiks, et Venemaa läheks kallale. Et mitte midagi ei saa meie teha, ainuke, kes saab deeskaleerida, on Venemaa. Sellepärast, et nemad eskaleerivad. Et kogu aeg saada nendest nagu valedest narratiividest kinni, ega see on raske. Mida me oleme püüdnud teha, on ikkagi see, et me iga
liikmesriigiga püüame seda ajaloolist tausta ja kõike seda, mis selles riigis nagu rohkem kõnetab, rääkida nagu läbi selle prisma, mida siis mõistetakse ja see on olnud minu jaoks nagu äärmiselt hariv igas mõttes, et see ongi, et me oleme Euroopas, me arvame, et me teame üksteisest, et me oleme nii-öelda väike kontinent, me tegelikult ei tea ja ma arvan isegi võib-olla, et meie teame rohkem oma liitlaste ajaloo kohta, kui nemad teavad meie kohta, kes me olime selle ikkagi raudse eesriide taga. Thank you, Minister Ollongren. We talk here about these thought patterns of Western European citizens, which is perfectly normal over there. In the Eastern European, here we had quite a clear picture what is going on, what might follow. We instinctively know what Ukrainians are suffering, what they're up against. But in the Western Union, in the Western European Union, it is not the case like that. But Netherlands has stood out in some sense from the beginning, and you have been really supportive in the military terms, and this bilateral aid. How did this come about? Do you want to explain the story of coming on board? Yes. Well, I think it's a very good question, and I think there are several reasons for this, and it is not that it's perceived in the Netherlands as an existential threat as it is here. I think that is different when you are in Estonia or if you are in a country bordering Russia. Because we have felt safe in the Netherlands since the Second World War. That was the last time that our country was occupied. We've just celebrated 79 years of liberation from Nazi Germany. So we feel safe. We've always been part of NATO, always been part of the European Union. And we don't feel directly threatened in an existential way. But if you look, and I also want to go back to 2014, first, of course, Crimea. Then the war really started also in the eastern part of Ukraine. And in that year, on the 17th of July, the MH17 was shot down. And it was shot down by a Russian missile. And ever since, I think we have been very determined to hold Russia and also Putin accountable for this murder of 298 people, many of them Dutch. And we have worked with Ukraine first to find the bodies of those people and to bring them home. And I think that has changed something in the mind of people in the Netherlands. Actually, since then, there have also been moments when we forgot about it again. So Crimea was a wake-up call. The MH17 was a wake-up call. But somehow we managed to press snooze again. And I mean, we missed several occasions to make sure that we were closer to Ukraine. For instance, we had a referendum in the Netherlands on the association agreement. It was voted down. Not by a large number, the turnout was very low, but still, people were more concerned about the effects on the economy if Ukraine would be closer to Europe than about the geopolitical advantage that it would give us. But now that we have really woken up, because the 4th of February 2022 was, of course, the real wake-up call, and ever since there is this very strong sense of solidarity with Ukraine, but also a sense of the fact that we are united in NATO and in the EU, and that our border doesn't begin in Germany, at our border with Germany, that our border is here. It's in Estonia, it is in Lithuania and Poland. And we feel responsible for that. And we want to avoid war, which is why we have to help Ukraine. Thank you for that. Ja ma tahtsin lihtsalt selle kommentaariks öelda, et kui küsimus on, et kui kaugele peab Venemaa minema, et Euroopa ärkaks, siis mõnes mõttes Kaisa vastusest tuleb see, et nende enda inimesed peavad surma saama. Et kui surevad ukrainlased, siis see ei tundu nii lähedal kui see, kui enda lennuk lastakse alla. Et ennem seda ju Krimmi annekteerimisele tegelikult mitte mingisugust tugevat vastust ju ei olnud, vaid alles siis, kui Hollandi lennuk lasti alla. Et see on minu meelest natuke muret tekitav siin Euroopas. Ja, minister Pevkur, Eesti kaitsmise alustalasid ikkagi on ka loomulikult see käimasolev sõda ja nüüd see paari aasta tagune
suure sõja algus ikkagi, ma arvan, päris korralikult raputanud, et varem seda kõike tehti, aga väga paljud, kes osalesid Eesti kaitsmises, tegid seda, ma arvan, sellise, nagu mingi sellise tundega, et et see nagu ikka päris ei ole. Aga nüüd ma arvan, see hoiak on täiesti teistsugune. Aga kuidas selles kuidagi kogu selles kaitse riigi aparaadis see muutus nagu peegeldub või kuidas te selleni jõudnud olete? No ma arvan, kõigepealt kõige esimene oluline samm on ikkagi tehtud poliitilisel tasandil. Iga selline muutus algab poliitilisest juhtimisest, et kui valitsus ei oleks võtnud põhimõttelist hoiakut suurendada kaitsekulud 3% ja aidata Ukrainat, et siis tegelikult ka seda üldist muutust ei tule. Et ma olen öelnud ka seda meie digi sellise muutuse kohta, et läbi erinevate valitsuste me oleme hoidnud seda leadershipi. Et kui sa poliitilisel tasandil hoiad seda leadershipi, et siis on sul võimalik rääkida ka sellest, et tegelikult ühiskond tuleb järgi. Ja ma olen nõus, et see, mida Kaja ütles, et sa pead inimestele siis seda seletama ja viima seda inimesteni. Nüüd teisest küljest, ega me ei ole veel ikka seal, kus me peame olema. Sest et ega ikkagi see 30 aastat Euroopa uinutamist on olnud tõsine löök kogu Euroopale, eriti kaitsekuludes. Et ma olen seda varem öelnud, et kui külma sõja tipphetkedel 83-84 ehk 40 aastat tagasi olid Euroopa riikide kaitsekulud 3,5-4% püsivalt ja siis meil ei olnud reaalset sõda, siis pärast Nõukogude Liidu lagunemist kukkusid need umbes 1% Euroopas. Ja nüüd see 30-aastane lünk on nii suur, et meil lihtsalt nagu on vältimatult vajadus oma muskleid pingutada. Nüüd teine pool, millest me peame ikkagi kogu Euroopas aru saama, on sellest, et kus Kaisa mainis Natsi-Saksamaad ja nende vabanemist Natsi-Saksamaalt. Aga Natsi-Saksamaa aastatel 37, 38, 39 paigutas kaitsekuludesse Hitleri eestvedamisel 27, 25, 27, 28%, mis on väga lähedane sellene, mida Venemaa Putin praegu teeb. Putin paigutab praegu 30% riigieelarvest kaitsesse. Ehk kui see ei ole nagu äratuskell Euroopale, siis vaadake 80 aastat tagasi, et Hitler paigutas umbes sama suure rahva raha riigikaitsesse, mida praegu teeb Putin. Mida Euroopa teeb, me ei ole kaugeltki veel seal. Ja ärme räägime nagu absoluutnumbritest, et sellepärast ka meie 3%, miks me oleme öelnud, on absoluutne miinimum. Ja sealt hakkab see riigiaparaadi muutus ka pihta, sest et riigiaparaat on piisavalt pädev selleks, et kui sa annad neile rahalised vahendid, siis tehakse õiged otsused. Ja riigikaitses ma selles mõttes ei kahtle, kuna see riigikaitse planeerimise süsteem läbi julgeolekupoliitika aluste, riigikaitse arengukava ja Kaitseministeeriumi 4-aastase arengukava ja iga-aastase riigieelarve on nii täpselt paigas, et me teame väga täpselt, mis järgmise 4 aasta jooksul juhtub ja riigiaparaat saab selle planeerimisega väga kenasti hakkama. Poliitilisi otsuseid on vaja, mitte ainult poliitilisi sõnu. Lääne-eurooplaste seas on hunnik selliseid mõttemudeleid. Ma ei ütle, et lääne-eurooplaste just eurooplaste, vaid ka lääne ühiskonnas on üleni või kogu lääne ühiskonnas on sellised teatud mõtlemise mudelid, mis on tegutsemist siin kogu aeg takistanud või tagasi hoidnud. Ja mõned, mida siis me oleme pidanud kogu selle protsessi käigus kuidagi ümber lükkama või selgitama. Ja võib-olla ma küsiks nende samade kohta. Esimest neist on väga hästi ümber lükanud siin samas ruumis olev Jonatan Vseviov, mis oli väga-väga levinud, ma mäletan sõja esimestel kuudel ja isegi veel edasi kogu aeg, oli see, et ärme suru Venemaad nurka. Ärme tee seda sellepärast, et siis muutub ta äärmiselt ohtlikuks, siis ta ründab. See oli väga naljakas minu meelest. Et see oli niisugune asi, millest ikkagi tõsimeeli riigijuhid rääkisid pidevalt või tegid seda märkamata, et tegelikult Venemaa on juba rünnakul. Et tema on see, kes ründab ja meie oleme see, keda rünnatakse või ühesõnaga mitte meie küll vähem, aga ukrainlased otseselt on need, kes on rünnaku all. Ja kuidagi seda asja niimoodi ei nähtud, et kust sellised mõttemudelid tulevad? No selles mõttes, olles nüüd tõesti viimasel ajal hästi palju lugenud just Prantsusmaa ja Saksamaa suhetest nagu Venemaaga ja kus need on tulnud ajalooliselt ka, siis
siis ega Venemaa on neid asju pidevalt sisestanud ja väga edukalt sisestanud ja noh, näiteks seesama raamat, millest ma ennem rääkisin, Silvi Kaufmanni raamat, ta ütleb ka, et ka meid tegelikult on kogu aeg vaadatud läbi Venemaa prisma, nii nagu Venemaa meid näeb, näevad meid ka Saksamaa ja Prantsusmaa ja see on see, et nad usuvadki ennem nagu Venemaad, kui nad usuvad meid, kui te loete raamatuid, mis räägivad NATO laienemisest, eks ole, kõik kogu aeg on olnud see printsiip, et me peame arvesse võtma Venemaa julgeolekuhuvisid Euroopas. Et julgeoleku osas ei saa kokku leppida, me ei saa midagi kokku leppida ilma, et me arvestaks Venemaa julgeolekuhuvisid Euroopas. No andke andeks, mitte keegi meist ei kavatse minna Venemaale kallale, kuigi ma ütlen aeg-ajalt ma Riigikogu infotunnis pean ikka vastama, et Tartu rahujärgsed piirid, et võtame ikkagi selle territooriumi tagasi, aga ausalt nii kaua, kui me oleme valitsuses, ei hakka Venemaale sõda kulutama. Vähemalt meil ei ole sellist plaani, et minna midagi tagasi võitma. Ehk siis, ja ma ei tea, et kellelgi teisel oleks, ehk siis tegelikult nende julgeolek ei ole mitte kuidagi ohus ka sellega, et NATO laieneb ja inimesed, riigid mõtlevad oma kaitse peale. Aga see on väga süstemaatiline olnud ja nagu näiteks see suhtumine Venemaasse on selline segu hirmust ja alandlikkusest, et selline hirm, kõik, et Venemaa on suur ja võimas ja neil on tuumarelv ja teiselt poolt see alandlikkus, et suur kultuur ja nii edasi ja justkui me oleksime kõik Venemaale midagi võlgu. Me tegelikult ei ole mitte keegi ammu enam Venemaale mitte midagi võlgu, isegi kui arvesse võtta neid argumente, et näed, et teises maailmasõjas, mida osad Euroopa riigid räägivad, siis ammu ei ole mitte keegi Venemaale midagi võlgu, et me peaksime kogu aeg nende ees nagu neile midagi pakkuma selleks, et ise üldse eksisteerida. No, I agree, and what I would like to add is, for me, a very important moment was when Finland and Sweden applied for NATO membership, because Finland was also always cautious, knowing what a danger Russia can be. And they have fought them in the past, in the Winter War. And when they applied and said, we do not trust them anymore, and we don't feel safe anymore without being part of this very strong military alliance, that I think was a very, very strong sign about the real danger, not only for Ukraine, but also for NATO countries, especially for the countries that previously, at some point, have been part of Russia or the Soviet Union, like you. And I think one thing that we have to think of now is, and I agree with, of course, with Hanna, we must increase our defense spending and we must have a certain level also in peacetime. We should never again let it happen that we are caught, with our pants down, as they say. But we also have to use this moment because none of us is strong enough to resist Russia on our own. That's why we're a member of NATO. But we've known within NATO for a long time that there is too much fragmentation, that our armed forces are too national, that we really have to be stronger also in our investments in defense capabilities. We have to make sure that we standardize, that we make our systems interoperable and preferably also interchangeable. That will make us really stronger. And the momentum is really now. So we have to use the momentum, of course, not only by resisting Russia, by helping Ukraine, but also by strengthening ourselves and do the things that we should have done a long time ago. But the necessity was not there, and it's there now. Ja, ma võib-olla täiendaksin ja läheksin edasi sealt, kus Kaja ütles tegelikult et keegi ei ole kellelegi võlgu ja paljuski on küsimus ikkagi lastetoas, kui ma nii võin öelda, et Narva jõgi midagi ei ole teha, on tsivilisatsiooni piir. Et ühel pool saadakse aru, et kui sa karjud, lärmad ja peksad, siis sind kuulatakse, vahet pole kas siis koduses käitumises või ühiskonnas laiemalt, ja teisel pool Narva piiri saadakse aru, et selleks, et midagi saavutada, oleks mõistlik läbi rääkida ja tsiviliseeritud inimese kombel käituda, et siis tegelikult sealt tuleb ka see sama riigijuhtide käitumise vahe. Ja mida on ju Lavrov siin korduvalt öelnud, et umbes, et istume laua taha ja hakkame sellest punktist rääkima, kus me oleme. Et see on umbes sama nagu, et ma tulen, võtan sult nagu autovõtmed käest ära, mõlemad,
ja siis hakkame arutama, et kas ma annan sulle ühed võtmed tagasi või mitte. Et see ei ole läbirääkimiste alustamise koht. Et kahjuks on nii, et Venemaa ei mõista teist keelt kui jõukeel. Ja mulle seda näidet toonud, et kui sa ööklubis lähed venelasega kaklema, et siis ta paneb selle paugu ära, siis normaalne inimene ütleb selle peale, miks sa lõid, räägime palun. Selle peale sa saad teise paugu veel, eks ju. Ja siis sa oled 2 pauku sisse saanud, ise ei ole mitte midagi teinud. Et tegelikult on olukord, kus sa pead sellisel pärast esimest pauku panema vastu nii kõvasti, et siis tuleb teine pool ehk antud juhul siis venelane ütlema, et palun räägime. Et selle mõttes, et... Ja, et ma ei ole ammu ööklubis käinud ja ma ei jääks seal ellu. Mul on pigem kiired jalad. Kakeldi sinu pärast mitte. Selle mõttes, et naistel on see eelis, et nende pärast kakeldakse. Ja tänapäeval on siin kõik muutunud. Aga põhimõtteliselt mõte on selles, et selles mõttes, et Venemaa saab ainult jõupositsioonist aru ja et sa ei tohi laskuda sellesse positsiooni, et pärast seda, kui sa oled vastu hambaid saanud, et siis sa lähed ja ütled, et hakkame rääkima. Et siis, ja miks on ka Eesti kaitsevägi üles ehitatud selle loogikaga, et oluline on võita esimene lahing. Et sa pead koheselt esimesest meetrist hakkama vastu, et meil ei ole strateegilist sügavust, meil ei ole võimalust anda ühtegi meetrit oma territooriumist ära. Üks asi veel, minu meelest, kui vaadata seda ikkagi, et miks see arusaamine on meil nii erinev, on see, et mulle tundub, et lääneriikides on hästi tugev soov ikkagi Venemaad vaadata läbi demokraatia prisma või et küll tuleb nüüd õige keegi ja siis nad on demokraatia ja siis nad lähevad õigele teele ja kõik on hästi. Et tegelikult kõik see ju, see Navalny teema ja ükskõik, et tuleb keegi, aga tegelikult, et miks nad siis lihtsalt ei ole demokraatia? Et kui te vaatate, neil pole olnud sellist hetke ju tegelikult ajaloos, sellepärast, et neil ei ole seda kuidagi sees. See on hoopis teistsugune riik, kui oleme meie ja see meeletu soov, et nad tegelikult on samasugused nagu kõik meie just selle riigi valitsemise mudeli osas. Minu meelest see viib nagu eksiteele, et ma mäletan seda ennem sõja algust, nädal aega ennem mul oli ühe suure Euroopa riigi juhiga oli suur vaidlus ja tema ütleb, et ei, et ma olen taga rääkinud. Ta ei lähe kallale Ukrainale sellepärast, et sõda oleks liiga kallis, inimesed ei saaks sellest aru. Kõik ma ütlen, et vaata, et see on nii, nagu meie mõtleme demokraatias. Kui mina alustaksin sõda, oleksid sõdurite emad kohe tänaval ja kõik oleksid sellele vastu. Ja need kulud oleksid nii suured, aga see ei ole demokraatia. Teda see ei huvita, ta on hoopis teistmoodi tegelikult ütleb, et nüüd on impeerium ja võidame tagasi asjad ja see pilt, millest me vaatame või kuidas me vaatame neid, on hoopis teistsugune. See Vene võim on ju läbini korrumpeerunud, eks ju, ja selle mõttes, et võimu vertikaali ja püramiidil üles ehitatud, et iga üks omal kindlal tasandil teab oma kohta ja ei taha sellest kohast loobuda. Ja nagu ma ikka olen öelnud, et Venemaal ei taha inimesed iseenesest midagi korruptsioonist kuulda, nad tahavad sellest osa saada. Et selles mõttes, et see võimu vertikaal ju nii töötab, et sa pead nagu igale ühele seal tagama selle, et ta saab jätkata. Jah. Teine selline mõttemall, mis läänes on väga selgelt juurdunud ja problemaatiline ja eriti võib-olla tulgatab pähe ka USA praegune administratsioon sellega, et kui sa järele mõtled, mida nad teevad või kuidas nad on käitunud või teevad, siis justkui jääb mulje, et läänes kardetakse Venemaa kaotust rohkem kui Venemaa võitu. Et võit oleks jube küll, see oleks jube halb, selle katsume ära hoida või kuidagi teha, aga veel hullem sellest oleks Venemaa täiesti selge ühemõtteline kaotus, et seda hoiame veel palju selgemalt ära ja selle nimel ohverdame veel rohkem Ukraina elusid. Ja hiljuti just ma kuulasin, kuidas professor Timothy Snyder seda asja ümber lükkas ja ta ütleski täpselt, juhtis tähelepanu sellele, et imperiaalsete sõdade kaotused on positiivse arengu, mis tahes muutuse eeltingimus. Et kõik, sealhulgas lääne demokraatiad on selleks, et muutuda selleks, mida me täna peame selleks rules-based
korraks või nagu mõistlikuks ühiskonnaks, demokraatlikuks ühiskonnaks, on nad pidanud oma imperiaalsed sõjad kõigepealt kaotama. Ja Venemaaga täpselt samamoodi, et kui ta Afganistanis oleks kaotanud, tähendab, kui ta oleks Afganistanis võitnud, oleks Nõukogude Liit võinud veel püsida tükk aega või kauem. Ja see on niisugune, tegelikult see on niisugune asi, millest ka meie ise peame nagu arusaamiseks tegelikult seda asja nagu veidi teistmoodi mõtlema hakkama. Aga nüüd ongi küsimus jälle, et kuidas seda viia lääne inimesteni. Ja Timothy Snyder minu meelest väga hästi tegelikult seda kirjeldab, täpselt ütleb, et selleks, et riik saaks paremaks, peab ta kaotama viimase koloniaalse sõja. Ja Venemaa ei ole kaotanud oma viimast koloniaalset sõda. Ta peab seda praegu Ukrainas, on meie teha, et ta selle kaotaks. Siis on võimalus, et tegelikult mingi muutus paremuse poole tuleb. Kui see on võit, siis järelikult see tähendab nagu sellist uhkustunnet, eks ole, impeeriumi laienemist ja tegelikult väga huvitav on, kui te vaatate, käite Euroopas ringi, meie teame väikses riigis, et sõda tähendab alati inimlikud kannatused, häving. Selles ei ole mitte midagi positiivset, mitte midagi. Aga käid osades Euroopa riikides, kes on olnud ka impeeriumid, siis vaatad neid monumente, mis on püstitatud, siis need on tegelikult ju vallutustele ja sellele ajale, kui me olime suur ja uhke nii mõneski riigis. Ja Venemaal on samamoodi, et kui küsitakse, et enamus inimesi endiselt toetavad seda sõda, siis miks nad toetavad just sellel põhjusel? Esimene põhjus, mis nad toovad, on uhkustunne, et me oleme kuidagi suur ja võimas. Nüüd küsimus, kuidas seda tegelikult ikkagi viia. Ka siis, kui te loete ajalugu selle kohta, kuidas Nõukogude Liit kui lagunes, siis ega ju tegelikult suured riigid ei tahtnud, et Nõukogude Liit laguneb, sellepärast, et ei tea, mis kaos siis tuleb. Meie jaoks Nõukogude Liidu lagunemine tähendas vabadust, iseseisvat riiki ja oma jõukuse ülesehitamist, et selles on absoluutselt ainult positiivsed. Ja vaadates, kui palju on Venemaal tegelikult erinevaid rahvuseid, siis see, kui Venemaa oleks fragmenteeritud väiksemate riikidega, siis oma rahvusriigid, siis mina ei näe selles mitte midagi halba, pigem positiivset, sest et jällegi, kui need on demokraatlikud riigid omavahel erimeelsusi sõjalisel teel ei lahenda ja kui need on väikseid rohkem, siis minu meelest kokkuvõttes ei tule sellest nagu mitte midagi halba, aga selle seletamine tegelikult on keeruline ja seda saabki teha nende näidete järgi, mis on, aga jah, sellist pole ajaloos näidet, kus Venemaa oleks nii suurelt tegelikult kaotanud. No, this is very interesting, and I think we live now also in dangerous times because we see in Europe populism is really on the rise, and somehow strong leaders they seem to appeal to populist parties and populist voters. And I think we have to be aware there is a full-scale war going on in Ukraine, but there is also, and you know this in this country, of course, there is also a cyber war, there's also a hybrid war, there's also an information war going on. And I think we have to be very careful in our communication by making sure that people see the atrocities that are committed by Russia in Ukraine. And that we continue to talk about that it is not normal that there is an autocracy where one man can decide he can turn the economy into a war economy. He can send people to their deaths, soldiers, by tens of thousands, without anybody being in the possibility to object to it, because if you do, you might end up like Navalny and like the opposition does in Russia. It's non-existent, almost. You have to be very, very courageous. And that is why the Ukrainians fight, because they don't want to live in a country like that. They want to live in freedom, in democracy, under the rule of law, where territorial integrity is respected. And I think if there's one constant threat, also threat in Russian history, it is also the way they conduct wars. And they are all wars of atrocity, and they're all wars where you see the scorched earth as we see it in Ukraine right now. And that's really very, very dangerous, but we have to continue to show that to people.
But Kaisa, I have a question to you. So how much, I mean, here it's easy to explain because we have lived under times when we didn't have freedom and people understand this. And we have also seen Russians very up close and personal, if we may say so. But how easy is it explaining this in the Netherlands, really? Or how you see this in the Western Europe? I think it is more difficult for us because the only thing we can compare it with is Nazi Germany. And that is a very long time ago. That's 4 or 5 generations ago that people in the Netherlands have experienced this. Of course, we have Ukrainian refugees, and they are very well received and integrated. So that is not an issue. And I think the war itself and the way that Russia is conducting the war is not on the front page of the newspapers anymore. We read and talk more about Gaza, which is also very serious, of course, than we talk about the war in Ukraine. Whereas the war in Ukraine is as an existential threat for us as it is for you. So I think we have to be really out there showing what is happening and also convince people that it is not a fact of life that we are safe in the Netherlands. And therefore, I think the comparison to the Second World War and how that started, and the sleepwalking into a war also in the First World War, if there is a constant in history, it is that war always comes back if you're not vigilant. So to show it, to make it real, and also to hear the stories from your country and other countries who have a different background, different history, different relation to Russia, to bring that in the debate in the Netherlands, that is how you make people feel what is really happening. But it's not an easy task if people don't feel threatened themselves. And you mentioned the possible populist uprising in European countries or their ascendance, and I think it's quite an issue because European Union and NATO both actually have surprised in a positive sense. Actually, there has been more unity, more strength in response, more ability to work together by time has passed, and the view of the crisis or of the aggression in Ukraine is quite uniform, but at the same time it's very fragile in the sense that at any point can one big country can say that we're not interested in that, and we will end it, or we will not be part of this coalition anymore. And that's the problem with the risk of populists who have tended to be more close or more affiliated to Putin, or even working together, or at least distrusting media, distrusting the elites, etc., and which has pushed them towards sympathy with Putin. So is there anything West can do to avoid the trap, or to be sure that this break will not happen? Well, maybe you have the solution, but I think that we have to make sure that what populists have in common is often that they want to draw back behind the national borders, that their own country comes first, their own population comes first. But our countries, if we have to defend ourselves against an enemy, we can never do it alone. So unity is really our strongest weapon. I think where we are now, we have the European Union that has brought it to us. That's why we are relatively rich and wealthy countries, where the education and the healthcare and everything is on a maybe not the highest level, but it's on a good level if you compare it to the rest of the world. And that is, so if we don't hang together with our European friends and NATO allies, we will hang separately. So that nationalism, that will not bring anything. And that I think we have to expose the populists when they promise these things that they can never deliver on. But we will see the proof of the pudding is in the eating, and we have also had elections in the Netherlands. So who am I to talk? Yeah, we remember, yes. Aga selle populismi juurde tegelikult jah, Hollandi valimised on võib-olla päris hea näide, et tegelikult eks populismiga on alati see lugu, et kas sa riigijuhina nuusutad seda tuult või proovid juhtida. Ja
Faret Sakaaria oma Vabaduse tulevikus, ma arvan, et see isegi anti vist Liberalismi Akadeemia poolt välja see raamat või tõlgiti eesti keelde. Seal on üks suurepärane lause Faret Sakaaria poolt, mis ütleb, et politics, that's the question to lead or to follow. Ja täpselt see nagu ongi, et kas sa tegelikult juhid või sa järgid. Et kui sa nuusutad tuult ühel päeval ühes suunas, teisel päeval teises suunas, siis populism õitseb väga kiiresti. Et ega siis alati on ju hästi populaarne lubada kõike ja pärast teha ka, aga selle sama rahva arvelt, kellele sa seda lubad. Sest ega lõpuks raha tuleb ikkagi maksumaksja taskust. Ja kui siin oli juttu sellest Venemaast, eks siis Venemaa päeval lõpuks on ka ju osalt populismi küünises, aga teisest küljest on Venemaa väga tugeva diktaatori mõju all, eks ju, ja on eluaeg või väga palju olnud, et ainukesed 2 korda, kus sa oled tegelikult tõsiselt näinud Venemaal mingisugust muutust, oli 17. aasta revolutsioon ja Nõukogude Liidu lagunemine. Ja need mõlemad kasvasid välja rahva seest, need ei olnud selles mõttes poliitilise valiku küsimus või riigi juhtimise küsimus. Ja selles samas Vabaduse tuleviku raamatus muuseas on väga hea väide sellest, et kuidas üldse riik saab olla demokraatlik. Ja Balti riigid on seal ära toodud ja erandina, sellepärast, et tol hetkel, kui Faret Sakaaria seda raamatut kirjutas, siis ta ütles, et riigil peab olema majanduslikku jõukust vähemalt $1500 per capita, et üldse rääkida demokraatlikust riigist. Eestis oli tol ajal 1000, kui me vabaks saime. Meil oli $1000 per capita 91. Nii et selle mõttes, et me olime erand, aga meil oli õnne ja meil oli rahva tahet, et seda ka täide viia. Aga lühidalt öeldes ikkagi selle populismiga väga kaugele selgelt ei purjeta. Meil oli tegelikult tol hetkel ka veel need inimesed elus, kes mäletasid, kuidas riik toimis ennem seda, kui meid okupeeriti. Ma arvan, et see oli ka oluline vahe näiteks meil ja Ukrainal, kellel sellist mälestust nagu toimivast riigist tegelikult sel hetkel ei olnud. Et kust raha tuleb, eks tuleb maksumaksja käest, järelikult peab saama korruptsioonist lahti, sellepärast, et see ei ole okei maksumaksja tagant varastada. Aga ma tahtsin see populismi kohta öelda, et kuulates siin Annot, siis ma ütlen, et teoorias oleme me kõik tugevad. Et kuidas populismiga võidelda, aga tegelikkuses on ju nii, et inimesed tahavad kuulata lihtsaid lahendusi väga komplekssetele probleemidele. Need ei ole reaalsed, me teame, et kes iganes ütleb ühe lausega, et on võimalik lahendada väga keerulist probleemi, see lihtsalt valetab, aga inimestele need asjad meeldivad. See ongi populisti populaarsus. Jaa, aga see tähendabki seda, et tegelikult sellega võidelda on ikkagi nagu äärmiselt keeruline. Ma ütlen, kui võtame tänapäeva Eesti poliitika, et mulle ühe opositsioonierakonna juht ütleb omavahelises vestluses, ütleb, et väga hea, teed kõik õigesti, ma ei ütle seda eales avalikult, sellepärast, et mul on väga hea meel, et sa seda kõike teed, sellepärast, et need on õiged asjad ja siis ma saan tulla üleni valges, sellepärast, et need rasked asjad on ära tehtud. See on tavaliselt liberaalide mure, et me peame selle tallid ära koristama ja siis keegi, kes aga et tegelikult seda ei vähemalt lühikeses perspektiivis keegi küll ei premeeri, et ka meie, ma mõtlen, meedia on ju läinud selliseks, et sa tahad, esiteks see negatiivsus müüb, mis algas meil täna see, et me peaksime olema rohkem positiivsed, aga negatiivsus müüb ja sellised lihtsad lahendused saavad ka palju rohkem eetrit, kui siis keerulised, mida sa ei saa niimoodi ühe lausega kiiresti vastata, kohe saab aeg otsa ka debatis, eks ole, ära rohkem räägi. Sa tahtsid öelda, et lahendused on lihtsad, et tuleb leida lahendus. Ja, just. Veel korra selle ühtsuse ja selle juurde tagasi tulles, kaitseministrid on meil siin ka olemas, et kuidas see ühtsuse selline loomine või tunne käib just sellel nii-öelda kaitselisel operatiiv kuidagi tasandil või vägede vahel, need Ramsteini formaadid, NATO tasemel nende asjade juhtimine, et kas seal see pilk on pigem ühtsem kui poliitilisel tasandil või on vajalik ka sarnane kauplemine? Ei, ma arvan, et me võime Kaisaga mõlemad öelda, et nii, ja ma olen enam kui kindel, et Kaja ütleb peaministrite kohta sama, et tegelikult poliitilisel tipptasandil on see ühtsus väga tugev. Seal ei ole kahtlust.
ja noh, kui me vaatame näiteks praegu ka kaitseteemasid, mis ju 5 aastat tagasi näiteks Euroopas olid põhimõtteliselt null teema, et kaitsevaldkonnal ei ole isegi oma nõukogu, et me oleme välisasjade nõukogu all, eks ju. Aga üha enam me räägime sellest, et kaitsevolinikku on vaja. Me räägime sellest, et Euroopa peab hakkama rohkem kaitsesse panustama. Me räägime isegi kaitsevõlakirjadest, mis on näiteks ka meil ju Europarlamendi programmis sees, eks ju, mis on selgelt ju Euroopa ühised vajadused. Ühine laskemoonahange, ühine õhutõrjehange, et need on need, mille jaoks tegelikult Euroopa saab ühiselt teha. Ja siin on nagu tegelikult Euroopas, vähemalt kaitseministrid ja ma ütlen, et ka siis peaministrid samamoodi, et ja välisministrid, et see poliitiline ühtsus on nagu olemas. Aga see, kui me nüüd jõuame nende üksikute mustade plekkideni seal laua taga, eks ju, et siis ega päeva lõpuks ka nemad on nende otsustega nõus olnud. Et poliitilised tasandil ei ole küsimust. Küsimus on ikkagi selle samas, kui sa lähed koju ja hakkavad tulema populismipuhangud, kodused mured, migratsioon, majandusmured, toetused, siis on see koht, kus sul tegelikult see kohalik poliitika ületab Euroopa üles asja, aga selleks, et kaitset tugevana hoida, tegelikult me peame NATOs Euroopa Liidus hoidma seljad koos. Yeah. When I talked about what we have achieved in Europe, it's about the internal market, and it's about the economy, and it's about how we have overcome the borders and really joined our forces. And I think in defense, and I agree very much with what Hanno said, we still have to take that step. Because defense has remained very national, also for good reasons, for sovereignty, and we have relied on NATO for collective defense. And I think we should continue to rely on NATO for collective defense, but we have to see how we can use the European Union to overcome this type of fragmentation. So one example is I think we need a military Schengen zone, because military mobility, if there would be a war, military mobility is of the essence, and we still have all kinds of procedures, and we don't have the infrastructure in place to do large-scale movement of military materials from one side to the other side of Europe. So that's very important. I think a defense commissioner would be a really good idea to have maximum focus in our defense industry, which is still very, very national-oriented. And I think a large-scale joint procurement, for instance, would really help. Making sure that we standardize in ways that we do in other industries in Europe, but we should do it in the same manner for the defense industry, more joint procurement, and in that way reach the same type of integration that we've seen in our economy. And I think also in our armed forces, we can do more than we do. So our army, the Dutch army, is integrated with the German army. Which brings great advantages to both countries, but also to NATO, because it makes the army stronger itself. And for a smaller country like the Netherlands, it means that our army can exercise on division level, because Germany has divisions. So it's just one example where I think we can do much more to become stronger in defense. Mm-hmm. But European common approach to defense industry, creating the ammunition and weapons, and like, do you think that this can happen in near future? I think it must happen now, because now is the momentum. Now we see in Ukraine, we are exporting our fragmentation to Ukraine. We're forcing them to fight with all these different capabilities, and they do it because they have to. But we have seen it with the Panzerhaubitzer that we use and that the Germans use. And that we still, in our procurement processes, have gold-plated the system that we wanted, so that they are all a little bit different. And we have to make sure that if we produce in Europe at 155 millimeters on a much higher scale, because Ukraine needs it and we need it, that it can be fired from any type of artillery, and that in the end we will not use 28 different types, that would have 2 or 3, it's enough. Euroopas me suutsime segasel põhjusel, muidugi selgel põhjusel, kokku leppida mobiililaadija standardis. Aga tõesti 155 kaliibrile on küll standard olemas, et see on 155 millimeetrit, aga ikkagi erinevad torud lasevad erinevat moona, sellepärast et seal on just nimelt, nagu Kaisa ütles, sellised väikesed detailid, mis ei lase sul ühte tüüpi moona sama jämedasse torusse sisse ajada. Tuleks öelda muidugi militaarkeeles korralikult rauda, aga olgu. Et mõte on ikkagi selles, et suurem standardiseerimine, relvasüsteemide vähendamine ja ühised hanked. Ja need on need tegelikult, milleks tegelikult kaitsevolinik saaks selgelt seista. Tuleks loomulikult Euroopas luua ka eraldi kaitseteemade nõukogu
ja noh, siis on nagu selles mõttes võimalik neid asju hakata nagu jupikaupa lahendama, sest et praegu tegeleb Thierry Breton siseturu ja kõige muuga ja Josep Borrell välisasjade kõrvalt nokitseb siis natukene ka kaitseasju teha, eks. Ja noh, ma ütlen, peaministrid ju otseselt lõpuks tegelevad ka kaitseasjadega, eks ju, nii et selles mõttes, et noh, see... Me tegeleme üldiselt kõigega. No te tegelete millega kõigega, teie ei saa otsuseid ei tee, siis see tuleb kõik meie tasemele, et selles mõttes see on üldiselt nii. No õnneks te saate öö läbi istuda, vaata seal meile. Vot teie saate minna laiali öelda, et me ei saanud jõudnud otsusele, aga meie tasemel ei saa niimoodi. Meie Kaisaga jõuaksime kohe otsusele. Kuni otsusele jõuame. Nii tore, jah, tundub palju tõotav hetk praegu siin võib veel saada õhtu lõpuks natukene catchy, aga... Ei, ma tahtsin tegelikult ühe asja öelda ennem, et selle julgeoleku teema juurde ka, et tõesti mingi muutus on toimunud, aga siiski mõne peaministri jaoks on näha, et see julgeoleku kaitse teema on siiski selline huvitav intellektuaalne arutelu, mida pidada, aga mitte nagu reaalne olukord, et see on natuke see, mis me alguses rääkisime, et kuidas sinna ikkagi jõuda, et see äratundmine on, et me kõik peame tegema rohkem, et ei piisa ainult nendest, kellel on Venemaaga piir, vaid kõik peavad tegema rohkem, sest Euroopa on väike kontinent, kui midagi juhtub ühes kohas, juhtub see kohe igal pool mujal ka, aga me ei ole lõpuni seal veel. Lõpetuseks niisugune küsimus ka, et inimesed väsivad ja ma arvan, et nii Euroopa kui lääne avalikkus võib väsida sellest meie jutust, mis on ju laias laastus selline lõppkokkuvõttes selline poliitikuplaat, et Ukraina peab võitma ja Venemaa on paha ja kohutav ja nii edasi. Ja ühel hetkel poliitilises dünaamikas võib lihtsalt saada sellest kõrini. Mis siis saab? Mis siis meie plaan B on? Võib-olla ma alustan, siis peaminister saab lõpetada, et plaan B selles mõttes, tähendab, esiteks vähemalt poliitilisel tasandil ma seda väsimust ei näe, aga kindlasti see populismipuhang nii-öelda rahva poolt, nagu ka Kaisa ütles, et muud teemad tulevad peale ja kindlasti erinevates Euroopa riikides on see tõsine probleem, sellepärast et kui me vaatame ka, et Eestis Europarlamendi valimiste peateema on julgeolek, pole kahtlust, Portugalis, Hispaanias ta kindlasti ei ole, et seal on palju olulisem kindlasti põllumajandustoetused, samamoodi migratsioon või kliima, Hispaanias on kliima, eks ju, et täiesti totaalselt teised teemad, ja seetõttu tegelikult kindlasti see sõjaväsimus trügib uksest ja aknast sisse ja nüüd ma tulen tagasi selle juurde, mida me siin ennem rääkisime, et kui sul on poliitiline tugev juhtimine olemas ja sa suudad seda hoida, siis tegelikult need otsused ikkagi ka tulevad. Et sa ei tohi seda teemat ise laua pealt maha lükata. Kui sa oled valmis, ütleme, kui sa hakkab kuskilt murenema ja see on täpselt see, mida Venemaa muuseas iga päev teeb, et ta surub kogu aeg muid teemasid lauale ja püüab lükata meid sellest nii-öelda muude debatti. Samamoodi ka konfliktidega, aserite, armeenlaste konflikt, Gaza konflikt, eks ju, siis kusagil on veel Lõuna-Ameerikas konflikt, et igal pool kuskilt venelaste näpujäljed niimoodi pragunevad, eks ju, või paistavad. Ja see on just selle nimel, et meil oleks 110 muud asja, mitte põhiline, kus inimesed iga päev surevad. Nii et minu sõnum on tegelikult väga lihtne, et kui sa poliitilisel tippjuhtkonna tasandil suudad fookust hoida, siis seda väsimust ei tule. Kaisa. Please. Ja ma arvan seda, et alati, kui sul on nagu plaan A, siis sa töötad selle nimel. Kui sa hakkad mõtlema plaan B peale, siis plaan B ka juhtub, sellepärast, et sa hakkad siis juba tegevusi sinna suunas sättima. Et me lihtsalt ei saa rääkida mingit muud asja kui Ukraina võit, sest kui sa seda võitu eesmärgiks ei sea, siis sa tegelikult ei tee seda strateegiat ega taktikat ka selleks, kuidas sinna jõuda. Jah, muidugi sellest väsimusest räägitakse ja seda on ka tunda teemad, ega me ise oleme ju ka ikkagi juba väsinud, aga meie ei sõdi, et on nagu natuke kuidagi häbematu meist siis öelda, et me oleme väsinud, kui meie tegelikult ei kaota elusid lahinguväljal ja ukrainlased võitlevad edasi. Ma arvan, et see on ka hästi huvitav, mida ma olen vaadanud, see dünaamika, mis on Euroopa tasandil, et meie võrdleme teise maailmasõjaga ja nende õppetundidega, mis teisest maailmasõjast on. Ja üks õppetund on see, et teise maailmasõjal kõiki neid selliseid
üle maailma toimunud erinevaid konflikte vaadati nagu eraldi, et Itaalia sissetung Abessiiniasse, eks ole, Saksamaa siis käigud, siis Jaapani sõjakäigud, et need kõik olid justkui nagu eraldiseisvad. Tegelikult tagant vaadates või ütleme tagasi vaadates me näeme, et see on kõik üks suur asi. Nüüd praegu me näeme ju tegelikult sama asja, pinged igal pool kasvamas, mis on mõnes mõttes kõik omavahel ikkagi kokkuvõttes seotud. Aga minu üllatuseks meie osad suured liitlased võrdlevad seda ajahetke hoopis teise ajahetkega ja ma toon siin näiteks on siis Saksamaa, kes võrdleb seda hetke hoopis ennem esimest maailmasõda olukorraga, et mitte, eks ole, Chamberlain, Churchill, seda, et kes nüüd on kes, vaid et mina ei taha olla Wilhelm II, kes sõja lahti päästab. Et me isegi seal ei räägi nagu lõpuni nagu sama keelt ja sellega tuleb tööd teha, aga ma ütlen, et me peame töötama plaan A-ga, sest et kui juba plaan B tuleb, siis plaan B ka juhtub ja seda me lihtsalt praegu lubada ei saa. Kaisa, how deeply bored or tired are people in Western countries? Well, I think we risk that, of course, and I would give the same answer if there is war fatigue in Ukraine. You can understand it, but if there would be war fatigue in my country, the only thing we're doing is supplying them with weapons. It costs us money, yes, but we're not fighting, and so we don't really have a reason for fatigue, not at all. And I think what we're witnessing is not only a very large-scale war on the European continent again, but we're also witnessing that the world is being reshaped. And if we don't pay attention, if we are naive towards the threat that this poses to us, we will wake up in a completely different world. Because it is not only Russia, but in this rise and fall of great powers, it's also about China. It's also about Iran. I mean, the drones that Russia uses to attack Ukraine were the same drones that Iran used to attack Israel. It's the same. And so this tendency of autocratic countries to step up and to claim a different place in the world, everybody can claim their place in the world, but not at the cost of countries who have agreed to the UN Charter, for instance, which many countries have, countries who do want to respect human rights and the rule of law. And I think that is underneath the war in Ukraine itself. It is about these principles. And that's, I think, also what we have to tell to people. There is no plan B, because plan A is that we cannot let this happen. And if that means that we have to do more, then we have to do more. But there is really not an alternative to this. But otherwise, we accept that we take a step back. And we don't know where that's going to end. And it might end up in a place where we also will be fighting. And I think we really want to avoid that. Thank you very much. Ja aitäh teile ka paneelis osalemise eest. Sellega on meil tänased rühmaviisilised arutelud peetud. Väga suur tänu teile ka kannatlikkuse ja vastupidamise eest.